Kutsun siis siia Karen Siltsi Keskkonnaministeeriumist ja teemaks tuleb ringmajandus. Tänan! Tere, mina olen Karen Silts Keskkonnaministeeriumist ja tavaliselt on minu sihtgrupp hoopiski midagi muud, sest üldiselt ma presenteerin ringmajanduse tööriistasid, keskkonnahoidlikke riigihankeid, keskkonnajuhtimissüsteemi, EMAst ja omakorda tegelen jäätmevaldkonna teavitusprojektidega. Nii et minu sihtgrupp on üldjuhul hankejuristid, ettevõtjad, pakkujad. Et täna on minu jaoks teistmoodi väljakutse, kuna ma räägin teile just aianduse võtmes, mis asi on ringmajandus. Aga ennem kui ma teemasse lähen, ma küsin, palju keegi teist üldse teab, mis asi on ringmajandus? Võite käe tõsta? No näed, ikka on. Jah. Ja ringmajandus ei ole midagi müstilist ega uueväärset. See on täiesti tavaline talupoja tarkus, mida me suuremal või vähemal määral igapäevaselt rakendame. Et me oleme harjunud traditsioonilise majandusega ehk siis lineaarmajandusmudeliga, mis vajab palju ressursse, energiat, raha, juurdevoolu ja palju potentsiaali jääb kasutamata. See tähendab, ei ole arvesse võetud kogu toote olelusring, et ressursid lähevad sisse, jäätmed välja ja tegelikult ei ole mõeldud just selle protsessi peale, kuidas neid jäätmeid saaks uuesti kasutada ehk neid materjale. Ringmajandus see-eest on vähem ressursse läheb sisse, vähem energiat läheb sisse ja ka sama koguse eest toodetakse palju rohkem tooteid või siis sama palju, aga rohkem potentsiaali kasutatakse ära. Eesmärk ongi see, et me võimalikult palju vaataksime sinna protsessi sisse, kus me saame olelusringi oma ökoloogilist jalajälge vähendada ja kuidas me saame oma ressursikasutust optimeerida. Ja seda me saame aianduses ehk siis koduaiapidajana või siis ka suurema ettevõtjana alati rakendada lihtsate vahenditega. Aga ringmajanduse põhireegel ongi see, et juba korduskasutus ehk nende samade asjade kasutamine on sinna protsessi sisse disainitud. Ja et selle toote eluiga oleks võimalikult pikk. Et me iga poole aasta tagant või aasta tagant ei ostaks asju, mida meil läheb vaja pikas perspektiivis, võt nende asjade eluiga oleks pikk ja oleks kergesti parandatavad. Ringmajandus on hea võimalus muuta keskkonnaalased väljakutsed majanduslikeks võimalusteks. Et kõik, mis tundub, et on probleem, on tegelikult ka võimalik meil ära lahendada just keskkonnavõtmest lähtuvalt. Ja siin on mul välja toodud üks joonis, ehk siis kuidas see ringmajandus toimib, et mida ta siis soodustab. Esmane asi on tegelikult see, et kui me võtame arvesse kogu toote olelusringi, me tahame midagi toota, me tahame aias kasvatada siin kurke, tahame kasvatada herneid, porgandit, et kuidas me saame sellest maksimumi. Meil on erineva suurusega maalapid ja kuidas meie siis seal aias opereerime, et saavutada oma maksimumi. Aga ringmajanduse põhimõte on ka see, et võimalikult, et sissetulek meil suureneks, et jääks see majandusaspekt alles, et me oleksime ressurssidest sõltumatud, see tähendab seda, et me võimalikult palju neid ressursse, mida me sisendame, et need on meil käepärased ja me ei pea sinna kasutama muid vahendeid ja need ressursitarneahelad ei oleks pikad. Ja jäätmetekke minimeerimine on see, et kõik, mis meil seal aias on, me ise ära kasutame need materjalid ja hoobad, et meil ei tekiks üldse jäätmeid. Ja siis ökoloogilise jalajälje vähendamine, et kõik asjad, mis me kasutame, just koduaia puhul siis võtame arvesse näiteks taimekaitse või väetised, et need oleksid võimalikult mürgivabad, et me ei kasutaks sünteetilisi ühendeid, et me kasutaks ikkagi seda, mis on looduslähedane ja orgaaniline. Ja põllumajandusvõtmes on kõige lihtsam öelda, et ringmajandus on energia, vee, toitainete säästmist tähendab ja ongi jätkusuutlik biomassi tootmine, mille tõttu me siis säästame nii majandust kui ka keskkonda ja see kasu on lõppkokkuvõttes palju suurem. Ja miks meil üldse on vaja ringmajandust, et mis nad on ülemaailmsed suundumused, et kuhu me tahame jõuda või miks me üldse peame tegema seda, miks me peame oma käitumisharjumusi muutma. Et räägitakse iga päev kindlasti, kui te telekat vaatate, kliima soojenemisest,
et mida tekitavad siis kasvuhoonegaasid, toidu tarbimine ja raiskamise kasv, et eelmisel aastal, novembrikuus kindlasti panite tähele, novembri algul, maailma rahvastiku arv küündis üle 8 miljardi inimese, mis tähendab, et toidu tootmise vajadus kasvab, selle tarbimine kasvab, aga samas ka toidukadu ja toidujäätme teke suureneb. Kasvab energiavajandus, sellepärast et ka rahvaarv on tõusnud, et erinevaid tööstused vajavad rohkem sisendit. Ja samas maakera taluvuspiir. Igal aastal, et me peaksime saama 24 kuu jooksul, ei tohiks me oma taluvuspiiri ennem ära saavutada, meie ökoloogiline jalajälg peaks olema piisavalt väike, et me ei kasutaks kõiki neid maaressursse ära. Aga see tegelikult maa taluvuspiir Eesti mõistes saab enne juba poolt aastat meil täis. Keskkonnateadlik ettevõtete kasv. Üha enam tegelikult meie enda majandushoobad soosivad just kestlike ettevõtete turule tulekut, et nemad oleksid juurutanud endal keskkonnajuhtimissüsteemid, et nad toodaksid ja pakuksid meile tooteid, mille eluiga oleks võimalikult pikk ja võimalikult väikese negatiivse keskkonnamõjuga. Et need tooted ja teenused, mida pakutakse, et need oleks meile sõbralikud ja ohutud. Ja jäätmete hulga ja jäätmeliikide kasv. Et kogu rahvaarvu tõusuga, samas ka tootmiste ja tootmismahtude suurenemisega on teada, et ka jäätmete maht on suurenenud. Ja probleem seisnebki selles, et mida rohkem tooteid, seda rohkem pakendit. Ja nii kaua, kui pakendite massi ei vähendata, tuleb seda meeletutes kogustes ja jäätmekogused ka kogu aeg kasvavad. Ja üks asi on ka tarbimises, kas meil on kõike seda vaja. Et mida vähem tarbime, mida vähem toodame, mida vähem pakendame, siis oleks ka vähem jäätmeid. Aga probleem on selles, et jäätmeid liigiti ei taheta niimoodi sorteerida, nagu peaks, et me saaks neid materjali ringlusse võtta. Ja siis tarneahelate üleilmne iseloom. Et tarneahelad peaksid olema võimalikult lühikesed. Need ei saa olla väga pikad, me peaks väärindama seda sama ressurssi, mis meil on olemas, võimalikult varakult. Ja me peaksime ise suutma toota oma energia seal samas. Et näiteks võime võttagi siin, oleme farm, on seafarm, tekib sealäga või siis on veisetootmine, piimakari, et tekib sönnik, me saame toota sealt ise biometaani ja me saame seal samas seda ära kasutada. Ja me ei pea kuskilt mujalt seda energiat sisse ostma. Et mis siis on ringmajanduse põhimõtted? Et oluline on just see, et oleks vajaduspõhine tootmine ja tarbimine. Oluline on see, et me toodame tegelikult nii palju, kui meie rahvas ära tarbib. Mitte nii, et on pidev üleküllus. Et toodame massiliselt tekstiili, toodame massiliselt toitu, aga mis päeva lõpuks lõpetab prügikastis. Siis see tähendab seda, et kõik see energia, mis me sinna sisse oleme pannud, see on ju maha visatud energia. Me maksame sellest topelt, me oleme toidu tootmiseks, me kasutame mullaviljakust on meil vaja vett, meil on inimressurssi vaja, meil on elektrienergiat, erinevaid kütuseid vaja, sellega kaasnevad ka väga suured heitmed, erinevad kasvuhoonegaasid tekivad, aga siis jõuab toit inimese lauane, aga inimesed ära ei tarbi, tekib toidukadu. Toidukadu ongi see, et inimeste jaoks on see toit toodetud, aga nad ei tarbi ära, viskavad selle prügikasti. Nad ei pane seda isegi biojäätmesse, see läheb segaolmesse ja see segaolme jõuab näiteks prügilasse. Üldse ei lähe isegi põletusse, läheb ladestamisse. Et me maksame topelt, me maksame toidu tootmise eest, me maksame selle jäätmekäitluse eest ja lõpuks on ta kuskil ladestatud jäätmena ja keegi ei saa sellest mingit kasu. Ja seal võib tekkida, kui on näiteks biojäätmed ja tavajäätmed segamini, tekib hoopis metaan, mis on 25 korda ohtlikum gaas, kui on süsinikdioksiid ja on väga põlemisohtlik. Toote olelusringi disain ja ringdisain. Hästi oluline on teha juba, kui sa hakkad mingit toodet looma või teenust pakkuma, et siis selle algfaasis, toote algfaasis ma juba disainin ära, mis ma tahan saada, mis sellest saab elu ja lõpul. Oluline on see, et ma võtan arvesse kõik selle toote etapid, millised on mingid mõjud mingis konkreetses etapis, kas siis kasutamise faasis või jäätmekäitluse faasis või üldse selle tooraine ammutamise faasis. Et sealt ma saangi selle disainiga, ma saan selle toote disainida nii, et võib-olla see kokkuhoid võib olla kuni 80%.
Aga ringmajanduse üks põhimõte on ka see, et see tooted oleksid kõik parandatavad. Kui me ostame mingi asja või näiteks toolil läheb jalg puruks, siis see tooli jalg peaks olema kergesti parandatav, ligipääsetav ja ma saan seda toolit veel järgmised 10 aastat või rohkemgi kasutada. Kordus- ja taaskasutus peabki olema seal ringmajanduse tootel, teenusel kergelt sisse disainitud. Ja uued ärimudelid, et ringmajandus ise on lai termin, aga tegelikult neid ringmajanduse ärimudeleid on väga palju. Nii, tõstame tempot. Ja jäätmekäitlus on üks suur ringmajanduse osa, moodustab, et just mis saab tootest elu ja lõpul. Et esimene asi ongi, et jäätmeteket välditakse ja kõik materjalid oleksid ringlusse võetavad ja need ei oleks omavahel segatud, et meil oleksid monomaterjalid ehk siis lihtsad eraldiseisvad materjalid, mis ei oleks omavahel segatud. Ja kõik meie valikutest sõltub meie heaolu ja tulevik. Et kui me teeme oma kodus tavatarbijana valikud, me paneme biojäätmed biojäätmetesse, papipaberi paneme eraldi, meil on pakend eraldi ja tekstiili veeme jäätmejaama, siis me saame neid materjali ringlusse võtta, mis oluliselt vähendab esmase toore loomist. Et ringmajanduse põhimõte on, me väärindame ja hoiame neid samu materjali aineid võimalikult kaua ringluses. Siin on tekstiilijoonis, kus tegelikult on ka välja toodud, et Eesti elaniku kohta tekib 17 kilo tekstiiljäätmeid aastas ja alla 1% võetakse ringlusesse. Ja tegelikult maailma puhul on sama, et kogu tekstiiljäätmetest ja tekstiilist, mis üle jääb, võetakse alla 1% ringlusesse ja see on väga madal. Sama teema on ka ohtlike jäätmetega, patareitakkudega. Miks on oluline viia need kogumiskastidesse? Sest see on kergesti kõik ümber töödeldav. Me ei pea hakkama nullist pliid, niklit, liitiumina maavaradena ammutama, me saame juba selle sama patarei lahti võtta ja sellest uusi toota. Et väga palju oleneb ikkagi tarbimisharjumusest. Ja võib-olla jõudes nüüd kõige lihtsama ringmajanduse näiteni just aianduse spektrist, biojäätmed. Biojäätmed on siis erinevad aia haljastujäätmed, kodupajamises tekkivad toidujäätmed ja samamoodi toiduainetööstuses tekkivad jäätmed. Aga kõige suurem toidukadu ehk toidujäätmete tekke on ikkagi meil koduseinte vahel. Me viskame liiga palju ära jäätmeid, kas siis segaolme hulka või siis biojäätmetesse, et paljud seda kompostimist ei tee. Ja toidukadu ühe elaniku kohta on tegelikult 25 kilogrammi aastas. Eesti kohta teeb see 84 000 tonni, aga samas on meil 300 inimest vaesuses, kes seda toitu vajaksid. Ja esimene asi ongi, et tuleks tegelikult tarbida vähem ja kui ma näen, et me seda ära ei tarbi, ma panen kas selle sügavkülma või jagan edasi, kui teen üritust, annan selle toidupangale või viin toidukappidesse. Ja siin on biojäätmete ringlus, täna teil komposteerimisest räägitakse, hiljem tuleb ettekanne, aga miks on oluline panna oma biojäätmed kodus, mida nendega teha? On 2 valikut. Kas te panete tiheasustatud aladel kiirkompostrisse ja teete ise kodukomposti või te panete biojäätmete konteinerisse. Teine variant, kui läheb biojäätmete konteinerisse, siis nad jõuavad jäätmejaama ja seal toodetakse tööstuslikku komposti või biometaani. Ongi 2 versiooni, aga kui ta läheb segaolmesse, siis ei ole seal muud, ta jõuab irusse või ta läheb ladestamisse. Ja ringmajandavad siis võimalused, et koduaias, kui te ise hakkate oma taimi kasvatama, tahate mahetoodangut saada, siis tal on seal erinevates etappides erinevad võimalused. Aga ringmajanduse põhimõtetest lähtuvalt ongi, et kui väetamine, millist väetist, kas orgaanilist väetist või sünteetilist mineraalväetist, siis on kindlasti vastus see, et see oleks orgaaniline, kas ta oleks siis kompost, meremuda või mingi muu variant. Teine asi on katsetada viljavaheldust. 1 aasta on sul selle koha peal kartul, teine aasta porgand, siis tuleb sul liblikõieline, hernes, huba. 1 asi on mitte väetada, aga mida tehakse ka, et luuakse peernad, kus pannakse taimi tihedalt kokku, iga aasta kasvatatakse ja lastakse pärast siis see orgaanika, jätakse sinna samma ja kaevatakse sisse. Enne toodi küll selline näide just puulehtede näitena siis. Kastmine, vihmavesi.
Ei ole vaja, et te võtate enda puurkaevust või siis üldisest tsentraalsüsteemist vett ja siis ujutate oma taimi. Üks variant ongi see, et korjate kokku vihmavee, kas teil on kasvuhoone küljes rennid või teil on maja juures rennid ja te kasutate seda sama vihmavett siis kastmiseks. Teine asi on automatiseerimine, et nutikad lahendused, mis kindlasti toetavad ka ressursside kokkuhoidu. Ütleme, et te panete aeda 300 elupuud, smaragd või brabant või üldse 3.-4. sort, siis kas te hakkate iga õhtu neid 300 taime kastmisvoolikuga kastma, see on tegelikult meeletu veekulu, sest sa ei loe selle ühe taime juures neid sekundeid, palju sul nüüd vett kulus sinna. Siis ongi taimer on see, et on vihmane ilm, ma tean, et on kastetud, okei, ma seadistan taimeri ümber, nendel päevadel ei kasta. Et see saategi ajatada ja seda veekulu saate ise siis piirata. Mults. Mults on ka väga hea niiskuse hoidja, olgu selleks siis hakkpuit, põhk, saepuru, mingi muu versioon, variant, et üks asi on see, et hoiab pinnases niiskust, ei pea nii tihedalt kastma, teine asi on, et on ka umbrohuvaba, et ei pea nii palju küürutama. Ja siis on ka meil taimekaitsevahendid, et bioloogilised ja sünteetilised. Kindlasti soosida just neid bioloogilisi, sest see tooraine, mis oma koduaiast tuleb, olgu ta selleks kurk, tomat, hernes, kõrvits, et ta oleks looduslikult kasvanud, et me ei ole seda pritsinud, siis ei umbrohutõrjevahenditega, seenehaiguste vastaste ega putukakahjurite vahenditega. Et sellised lihtsad valikud on väga kerged tulema ja neid on lihtne teha. Ja samamoodi ka niitmine, et võiksid olla erinevad lillemurud, kus oleks võimalikult bioloogiline mitmekesistus tagasus, erinevaid liike hästi palju pandud, mis toob ka väga palju häid putukaid aeda. Et üks asi on mesilased, teine asi on tuua aeda näiteks jooksikud, põllujooksik, vask, süsijooksik. Nemad on enamikult röövtoidulised, mõned on ka taimtoidulised, aga nemad on ka, söövad teie eest ära need halvad putukad. Ja samamoodi ka sirelaste vastsed. Ja taimekultuuride vahetus. Nii, aga kes tahab ringmajanduse kohta rohkem teavet ja kuidas see ringmajandus toimib ja kuidas neid nippe oma nii-öelda aiapidamises kasutada igapäevaselt rohkem, võib minna ringmajanduse veebilehele ringmajandus.envir.ee ja seal on olemas erinevad juhised ja on olemas ka kupüürvalge raamat, mis on siis ringmajanduse info, kokkuvõtlik sihuke raamat, mis annabki parem ülevaate, kuidas ringmajanduse põhimõtteid rakendada. Ja siin on toodud lihtsalt üks näide, miks on oluline viia paber uuesti paberikonteinerisse, sest selle ühe tonni paberiga, mille me uuesti viime tagasi, me säästame kuni 31 puud. 4000 kilovatt-tundi elektrienergiat, 270 liitrit naftat ja kuni 26 000 liitrit vett. Aitäh! Nii, aitäh! Tegin kurja kahjuks pilku. Teema on nii suur ja avar tegelikult, et sellest peaks ikka mitu tundi rääkima, eks? Jaa. Kas kellelgi on küsimusi? Nii. Palun. Tule kohe siia ette. Järgmine sõnavõtja esitab küsimusi. Nii, ma ei tea, mul ei ole vist mikrofoni vaja. Tulen sinu poole. Nii. Okei. Et ma lihtsalt tahangi küsida, et kuidas jõuavad need igasugused meie riigiasutused ja otsustajad, et kuidas nad jõuaksid võimalikult kiiresti nende nagu väga lihtsate lahendusteni, nagu me eelmises selles ettekandes kuulsime, et siis näiteks selline väga nagu igapäevane, mitu korda päevas juhtum, on vaja käia vetsus, oled oma aiamaal, kasvatad oma mahe köögivilja, hoiad seda ringlust seal hästi koha peal, mis ongi oluline ja mida me kõik soovime. Ja siis selle jaoks, et vetsu minna, siis lind on mingisuguse põhimõtteliselt nagu kõige lihtsama ja loogilisema asja nagu ära keelanud, ütleb, et ei, et seda ei saa teha. Et kuidas nagu jõuda nagu kõige põhilisemate, kõige nagu algsemate, vajalikumate asjadeni, et seal ei tuleks seda, et ei, et linnas seda ei saa teha.
nii, selle küsimuse peaks muidugi trassiehitajatele esitama, aga tegelikult probleemi lahendaks kindlasti ära see, et tegemist on tiheasustusaladega ja tiheasustusaladel on probleem see, et seal tõesti ei tohi olla bioseptikuid, mis tegelikult kogukonna aias oleks väga tänuväärne, on ju. Aga seal on kõik see põhjaveebarjäärid, asjad. Tegelikult, mida linn saaks teha, ta saaks sinna tekitada statsionaarsed WC-alad ja selle ühtse süsteemiga nii-öelda ära siduda, aga ma tean, kust see tuleneb, miks ei ole lubatud bioseptikuid ja asju. Samamoodi me ei saa panna nii-öelda kui me tahame omale maja, me oleme tihasustatud alad, regulatsioonid on sellised, me peame panema kogumismahuti sinna ehk septiku, me ei tohi sinna panna bioseptikut, sest see on tihasustatud ala. Ta puhastub küll ära, seal on eraldi protsess ja sa saad puhta vee, aga meil ei ole seda vett kuskile suunata, isegi see on keelatud, kuigi see oleks see puhas vesi, mis sealt lõpuks tuleb protsessist, see oleks võimalik kõik kraave mööda uuesti ringlusesse suunata. Aga see on süsteem ja mina kahjuks Keskkonnaministeeriumist seda probleemi ära lahendada ei saa, aga ma tean, ma olen maalaps ja ma arvan täiesti, see on normaalne, kui sul on ka lisaks vesivetsule aias on tavaline välikemps ja sa kasutad seda. Ma saan, ja ringmajandus tegelikult see ongi päeva lõpuks talupoja tarkus ja see peakski talupoja ehk siis selle rohujuure tasandil toimima. Ja mina kahjuks... Aga meid on liiga palju ühes kohas koos, eks nendel asjadel on ka mingi põhjus. On ju, et me oleme siin koroonaga istunud. Jah. No, ja kui me ei oleks istunud, kas meid oleks olnud nii palju, võib-olla mõnda meist ei oleks siin olnud. Jah, et ikka on nii. Aga aitäh ja annangi ju jutu järje kohe üle. Ja